Tere! Aeg läheb, aga õnn ei kao, nagu kirjutas geniaalne sule- ja napsumees Oskar Luts. Kuid mis asi on see aeg, mis tuleb ja kaob? Erinevaid vastuseid sellele küsimusele on pakutud sadu. Nii filosoofid, nurgapealsed vabamõtlejad kui ka füüsikud on aja olemusele mõelnud alati. Saksa teadlane Stefan Klein on pakkunud, et aeg on aine, millest koosneb elu. Mingis kummalises mõttes see nii ongi. Enamuse inimeste jaoks on aeg nagu üks telg, tee või lint, mis tuleb tulevikust, liigub läbi oleviku minevikku. Suurem osa neist pakub, et aeg justkui tuleks vasakult ja suunduks paremale. Proovige seda mõtet enda ajal. Ma ei tea, kui paljud on mõelnud sellele, et seistes ise antud hetkel olevikus ei saa me arvestada ei mineviku ega tulevikuga. Meie käsutuses ongi ainult see sama hetk. Minevikku ja tulevikku ei ole selles mõttes olemas. Neist on vaid mälestused ja plaanid. Ajakulg on suhteline, mida demonstreerib hästi ka teadmine, et kui liikuda raketiga, mille kiiruseks on 90% valguse kiirusest, siis kulgeb aeg sõitja jaoks 2 korda aeglasemalt. Ehk et kui sinu maale jäänud sõbrad saavad 10 aastaga 10 aastat vanemaks, siis sina seal raketis selle ajaga ainult 5. Liikudes aga puhtalt valguse kiirusel jääb ajakulg teie jaoks seisma. Aeg ei liigu ja teie ei vanane üldse. Kahjuks või õnneks pole aga sellistel kiirustel liikumine täna veel võimalik. Kiirused kiirusteks, aga öeldakse ka, et aja liikumine sõltub sellest, kummal pool WC-ust te parasjagu olete. Kui väljaspool ja jalad risti, siis venivad minutid kindlasti uimasemalt. Ja lõppude lõpuks, miks peaksimegi tahtma aega aeglustada ja seda niiviisi juurde saama? Kas tõesti sellepärast, et vaadata ära rohkem osi kirgede tormist? Tinatanong mo ako kung ano yung problema ko. Malaki. Dahil yung taong mahal. Äkki ei peaks unistama sellest, et keegi meile aega juurde annaks, vaid mõtlema hoopis sellele, kuidas olemasolevat aega paremini kasutada. Tihti räägitakse, et mida vanemaks me saame, seda kiiremini aeg kulgeb. See on nii ja sellel on ka üsna lihtne seletus. Aja tunnetamist mõjutab uute kogemuste omandamine. Nagu teada on laps pidevalt uutes olukordades ja omandab uusi kogemusi. Mida vanemaks inimene aga saab, seda rohkem on tal nii-öelda laos olemas valmid olukordi. Omandama enam ei pea, on tarvis vaid kogeda. Seega, kui soovid aega pikendada, tee lihtsalt rohkem uusi asju. Lihtsamalt öeldes välju rutiinist. Kas teate, et mõned elusolendid, näiteks hüdrad, ei vanane kunagi? Ja seetõttu ei sure nad kunagi ka niinimetatud vanadussurma. Inimesega on asjad teisiti. Ja kuigi tänaseks on sündinud juba inimene, kes saab kätte tõenäoliselt 150 eluaasta piiri, on meil teistel siiski targem fokusseerida paremale tänase kasutamisele. Usun, et iga mõtlev inimene on nõus, et targem on valida 70–80 aastane sisukas elu, aga mitte 120 aastane vegetatsioon. Ajast räägib mõtlema panevalt näiteks ka see, et meie inimesed näeme öises tähistaevas tähtede seisu, mis oli seal tegelikult väga pikka aega tagasi. See on nii sellepärast, et valguse jõudmine tähtedelt meieni võib võtta 100 000, isegi miljoneid aastaid. Ajaks, kui vana taevapilt oma valgusega meieni on jõudnud, on tegelik olukord seal väga kaugel juba muutunud. Mõni meile täna näha ole täht on tegelikkusest tänaseks juba sootuks kustunud. Nii et öises tähistaevas näeme me tõepoolest midagi, mida juba ammu enam ei eksisteeri. Ka Einsteini relatiivsusteooria väidab, et aeg ei ole konstant ehk muutumatu suurus. Ka näiteks gravitatsioon moonutab aega. Kellad, mis asetsevad kõrghoonete katustel, näitavad teistsugust aega kui kellad, mis asetsevad nende jalatel. Olgugi, et see vahe on ülimalt väike. Ajast eri aspektidest võiks rääkida päevi. Kuid tegelikult ei tea keegi, mis asi see aeg ikkagi täpselt on. Kui kellelgi tekkis sügavam huvi aja olemuse vastu, on meie eesmärk juba täidetud. Materjali, kust vastuseid otsida, leiab ikka. Head aega!